Nii, tere päevast kõigile, nüüd on kõik unest ära virgunud ja ära sirutanud ennast, et siis sellest tahaks rääkida, mida lugesid Tammsaare vanemad, milline oli nende kokkupuude üldse lugemise ja kirjandusega ja kirjanikul endal ka, millega ta siis lapsepõlves kokku puutus. Nii. Kõigepealt algame siis peale Peeter Hansenist, tema oli Tammsaare isa, Andrese prototüüp, et juba enne siin härra Veidemaa rääkis Andrese ja piibli seostest, et see piibli tundmine ja piibli teadmine tegelikult Peeter Hansenil tuligi sealt kõige esimesest koolist, kus ta õppis. See oli siis Rääka kool ja Rääka külakoolis oli õpetaja Hans Köhlberg ja tema oligi väga piibli ja katekismuse huviline ja ta õpetas oma õpilastele väga palju siis piibli lugu. Et Peeter Hansen üldse pärit oli ta Suure-Jaani kandist, Kolgioja talust. Ja Peeter tegelikult oligi innukas piiblilugeja, aga pärast hiljem õpetas oma lastele piiblit ja tegelikult meil muuseumis on ka Peeter Hanseni piibel olemas, et see on kuulunud siis kirjaniku isale Peeter Hansenile. Ja ega neid raamatuid ju tollel ajal väga palju ei olnud, raamat oli väga suur väärtus, väga kallis asi ja väga palju ka ei tea, et millised raamatud nüüd Peeter Hansenil enda seal kodus olid, et kui palju neid oli, aga sealt Rääka koolist läks Peeter õppima edasi Suure-Jaani kihelkonna kooli, kus oli õpetajaks siis Joosep Kapp ja tema oli selline väga eesrindlik õpetaja tollel ajal ja panen selle teise pildi tagasi, aga nii, et seal Suure-Jaani kihelkonna koolis ei olnud tollel ajal veel ilmumata Jakobsoni lugemik ja nendel ei olnud koolis üldse lugemikke. Nii et Peeter Hansen arvatavasti õppis hoopis lugema sellisest raamatust nagu Missionitöö Tamuli rahva seas, et neid missioniraamatuid oli tollel ajal väga palju ilmunud ja siis Kapp kasutas neid missioniraamatuid õpilastele lugemikena, et neid päris selliseid lugemikke nagu olemas veel ei olnud. Ja teine asi oli käsikirjalised õpikud, et õpetajad ise kirjutasid käsikirjalisi õpikuid ja lapsed kirjutasid ka ümber käsikirjalisi õpikuid, et õpikuid veel olemas ei olnud. Nii et Peeter Hansen oli siis sündinud aastal 1841, et no ütleme siis aasta mingi 1850, et tollel ajal tema veel õpikust õppida ei saanud. Ja seal Kolgioja talus siis ka väga palju raamatuid ei olnud. Nüüd Tammsaare ema on, näed, ma löön hoopis tagurpidi saa. Ann oli pärit siis ka Viljandimaalt ja oli Jüri Jõue sauniku tütar, aga tegelikult need Viljandi saunikud olid üsna jõukad. Nad võisid olla isegi jõukamad kui Järvamaa talupojad ja nendel oli ka rohkem võimalusi, nii et Annel oli 2 nooremat venda, Jüri ja Hans, ja nemad tegelikult said oma aja kohta väga hea hariduse. Hans oli ka õpetaja Joosep Kapi juures seal Suure-Jaanis ja ta hiljem läks Riiga õpetajaks, nii et ta oli siis oma aja kohta küllaltki haritud mees. Ja nemad tellisid koju raamatuid, tellisid siis Eesti Postimehe
ja arvatavasti oli ka mingit ajaviitekirjandust, mida Tammsaare ema ka noorena luges. Ann ise oli käinud koolis arvatavasti paar talve, et ega ta seda kooliharidust niimoodi palju ei saanud, aga ta lugeda, kirjutada oskas. Ja siis 20. aastatel, 1928 Päevaleht korraldas kirjanike seas küsitluse, et millist mõju avaldas minu loomingule ema. Ja Tammsaare ka vastas sellele küsitlusele ja seal on ta niimoodi vastanud oma ema kohta, et me oleme väike rahvas, et meie vanemad on saanud vähese hariduse, küsitagu siis, mis pärandas ema, kes vaevalt oskas lugeda. Sest Tammsaare ise väga siis kõrgeks oma ema lugemisoskust ei hinnanud. Ja tegelikult võib ka arvata seda, et võib-olla ema ka noorena luges, kui ta noor neiu oli, aga hiljem talus seal Vargamäel või Tammsaare talus, seal ta lihtsalt ei olnud aega nii palju, et lugemisele pühenduda ja lugeda. Et tegelikult Ann oli hästi lauluhimmuline ja ta oli peast teadnud väga-väga palju laule, kiriklikke, ilmalikke ja neid laulusõnu, et need ta ikkagi neid ta oskas ja luges, nii et niimoodi siis kirjanik hindas oma ema ja tegelikult Ann suri ka aastal 1903, et Tammsaare esimesed, kõige esimene teos trükis ilmus alles juba 1900, et ega tema oma poja loomingut ju lugeda eriti ei saanudki, et siis Tammsaare õppis alles Treffneri gümnaasiumis, kui Ann juba suri. Ja nüüd võib-olla ka Tammsaare enda kokkupuudetest siis raamatutega lapsepõlves. Et selle kohta võib-olla nende raamatute kohta, mis nende kodus oli, on kõige rohkem rääkinud Tammsaare õde Marta. Marta on rääkinud siis seda, et nendel isa ostis kukeaabitsa ja tema õppis sealt kukeaabitsast ja tema vend Otto õppis ka kukeaabistas, aga selle aja peale Anton oli juba õppinud, Marta oli üks noorematest õdedest, et Anton oli juba lugema õppinud, et Anton õppis lugema ise arvatavasti oma vanemate vendade kõrvalt, et sealt kukeaabitsast ta ei õppinud. Ja siis ta räägib seda, et raamatud oli kodus väga vähe ja nad olid tagakambris kapis. Ja kui mõni lastest tahtis seda palveraamatut või kukeaabitsat või tahtis sealt seda kätte saada, siis tuli isa käest luba küsida, et siis isa andis raamatu ja ütles, et ära katki tee ja ära määri ja hoia seda raamatut väga ilusti, et siis niimoodi nad said ka neid raamatuid sealt kapist võtta. Ja pärast kahjuks arvatavasti kirjaniku vend August, kes oli talus hiljem peremees, tõstis need raamatud kuskil aida vahesse, nii et ega neid väga palju enam alles ei olnud hiljem. Siis nende kodus oli Marta andmetel olnud selline raamat nagu Saaroni valge lill, see oli siis niisugune piibli teemaline raamat ja usu ajalugu oli üks raamat, mis oli kodus. Sellest usu ajaloost on selline huvitav, et sellest jäid alles mõned lehed ja siis need lehed olid Marta käes hiljem. Et ma pärast natukene räägin ka sellest. Ja üks raamat oli siis Kõrbelõvi ja ärganud hääled. Need olid, Kõrbelõvi on kirjutatud Jakob Liiv ja Jakob Tamme ärganud hääled. Need arvatavasti saatis Anton koju, kui ta õppis seal Väike-Maarja Kihelkonna koolis, et seal olid õpetajad Jakob Liiv ja siis Jakob Tamm, et arvatavasti sealt olid siis need raamatud ka jõudnud Tammsaare tallu. Ja kui Tammsaare töötas ajalehe toimetuses teataja, siis ta tellis koju ajalehed, nad kõik said kodus lugeda ajalehte.
ja Anton soovitas oma õele lugemist ka saksa keeles, et ta hindas ise ka seda teistest keeltest lugemist väga palju. Tammsaare ise on oma lugemise kohta seda öelnud, et kui tähed olid õpitud, siis tõi isa raamatu kapist välja ja andis lastele aeg-ajalt lugemiseks. Isa oli innukas lugeja ja isa luges ka mõnda vaimulikku raamatut kõvasti perele ette. Ta tegi seda alati pühapäeva hommikul ja siis tal oli selleks aega ja siis ta luges oma perele tavaliselt mingid piibliteemalist raamatut. Ja Tammsaare ise ka väga ei mäleta seda, et tema kodused oleks tema raamatuid lugenud, et tema enda teoseid, et nad alguses ei teadnud vist väga, et ta kirjutab ja nad ei lugenud neid. Ja koolist sealt Väike-Maarja kihelkonna päevil vast arvatavasti oligi nüüd Tammsaare kõige tihedamad kokkupuuted kirjandusega, et Väike-Maarja kihelkonna koolis oli küllaltki suur raamatukogu ja Jakob Tamm soovitas siis raamatuid lugeda. Ja Tammsaare koolikaaslased mäletavad Tammsaaret, et ta oli selline poiss, kes alati, ta oli raamat käes ja ta oli näpp kuskil seal raamatu vahel, et ta siis nagu tal vaba aeg oli, ta kohe asus lugema seal kuskil vaikses nurgas. Ja kui ta elas kooli juures ühiselamus või seal oli niisugune väike koht, kus siis poisid said elada, et siis ta valis sellise koha akna all, et akna all oli valge ja ta sai lugeda, kuni pimedaks läks, et ta siis võttis omale raamatud sinna sängi kaasa. Ja kuna teised läksid koju ja ta elas ju väga kaugel Väike-Maarjast, et siis ta sai vaikselt nädalavahetusel lugeda, kui teised poisid olid koju läinud, et ta oli väga innukas lugeja juba või seal Väike-Maarja kihelkonna kooli ajal ja sealt kihelkonna koolist ta nagu kõige sellisemaks suuremaks elamuseks ta peabki siis Juhan Liivi Varju, et ta luges seda ja see jättis talle eluks ajaks sellise kustumatu elamuse ja sellise esimese lugemise elamuse siis, mis oli väga, väga tähtis. Ja romaanis Tõde ja õigus, seal Indrek ka loeb, tal on palju raamatuid, mis ta on juba vallakoolis lugenud ja kodus tal on ka raamatud ja seal on Kolumatsist juttu ja seal on vürst Apolloniuse lood, on siis Maailm ja mõnda, mis on Indrekul kodus olemas. Ja koolist soovitatakse talle üks raamat lugeda ja sellest raamatust ei jäägi talle muud mitte midagi meelde kui üks sõna, see on paavst, et see on väga selline keeruline raamat ja ta ei saa sellest raamatust mitte midagi väga aru, aga see paavst jääb talle väga hästi meelde. Ja siis on ka veel kodus selline raamat, et ennem ka rääkisin, et Marta oli saanud kodult raamatu, kus ei olnud gaasi ja kus ei olnud algust lõppu ja Indrek täpselt samuti, siis tal on üks raamat kodus, et millel ei ole gaasi ja millel algust ja lõppu, nagu, et arvatavasti Tammsaarel võib-olla oma lapsepõlvest jäigi meelde see kodune raamat, mis oli nagu ilma kaanteta ja Indrek ka siis tal on selline raamat, mis on ilma kaanteta. Ja Indrekule kõige väga suure elamuse pakuvad õdede raamatud, et Liisil ja Maretil on sellised huvitavad raamatud huvitavate pealkirjadega nagu Looduse kuningas, Suured saladused ja Naiste peegel. Need on tegelikult sellised naiste tervishoiuraamatud, et või siis sellised ja sealt siis Indrekul tekivadki igasugused huvitavad seosed seapõrsaste ja lambatallede ja üldse selle pereeluga, et ta väga palju mõtiskleb nende raamatute üle, aga need olidki tollel ajal siis ilmunud sellised terviseraamatud, mida tollel ajal välja anti. Nii,
kes siis veel Vargamäel olid? Vargamäel oli Orup ja Äru. Väga palju romaanist ei selgu, et Orup ja Äru oleks lugenud. Ei tea ka, mis raamatud tal olid, aga teada on tema prototüüp oli siis Jakob Sikenberg, Äru prototüüp, naabrimees seal Tammsaare Lõunatalus, ja tema tegelikult oli kirjaoskamatu. Ta ei osanud ei lugeda ega kirjutada. Aga see ei pannud tema elu veel sugugi seisma. Ta ikkagi oli väga selline terane, tark talumees tegelikult. Ja tegelikult ta armastas väga palju igasuguseid jutte ja ta olevat olnud ise väga hea jutustaja, väga hea juttude rääkija ja neid jutte oli palju, mida ta teadis, et ta pikutas õhtul voodis ja siis rääkis igasuguseid loomajutte hiirtest, kassidest, rebasest, huntidest, kavalantsust ja vanapaganast. Siin on siis Antonist ja siin on nüüd siis Jakob Sikenberg ka. Ja neid jutte talle meeldis väga oma perele rääkida. Ja talle meeldis ka väga see, kui talle ette loeti. Et tollel ajal käisid neil juba ajalehed, ta sai siis ajalehest, talle loeti ette ja juba tehti ka raamatukogu Järva Madisele ja laenutati raamatuid, nii et toodi koju igasuguseid huvitavaid raamatuid, Tasu ja Villu võitlused, Vambola, Vallimäe Neitsi, siis Vene-Türgi sõda ja nii edasi. Ja need raamatud talle väga meeldisid, talle meeldisid igasugused väejuhid ja Kutuzovid, Annibalid, Napoleonid ja nii edasi, et nendest ta tahtis, et tema lapsed ette loeksid. Et need kõik, mis ma siin räägin, on tegelikult seda on jutustanud siis kirjaniku või selle Jakob Sikenbergi tütar Amalia, et Amalia on siis oma isast niimoodi rääkinud. Ja talle loeti ajalehte ette ja ta oli ka siis teistele külameestele tsiteerinud sealt neid ajalehelõike ja raamatujutte, mida ta siis oli kuulnud oma laste poolt ette loetuna. Aga ta väga nüüd oluliseks võib-olla haridust ei pidanud, et ta kui Anton käis leeris, siis ta tõi Antoni ja oma poja leerist koju ja siis ta oli oma poja kohta öelnud, et oskab lugeda või mitte, aga leerist niisama lahti kui sinu oma, et ta siis seda ütles naabri peremehele, et järelikult ta ikkagi seda lugemist nüüd väga tähtsaks ka ei pidanud, et kuidas ta poeg seal leeris õppis või läbi sai, et see tema jaoks väga oluline ei olnud. Ja kes seal siis veel olid, lähemal, kaugemal elasid, oli Hundipalu Tiidu prototüüp Hans Krostal. Tegelikult oli tema ka kirjaoskamatu, et romaanis Hundipalu Tiit on väga selline ergas mees, tellib ajalehte ja nii edasi, aga tegelikult tema prototüüp oli kirjaoskamatu ja oma dokumentidele ta on alla kirjutanud 3 risti, et ta siis hiljem õppis vallamaa juures allkirja kirjutama, et ta siiski kirjaoskaja ja ajalehelugeja ise ei olnud tegelikult. Ja siis hiljem seal talus Väljamäel oli enne teist maailmasõda oli Tammsaare talu oli postitalu, et kogu külapost toodi kokku sinna, inimesed käisid oma ajalehtede järgi ja talus toodi seda posti toodi üle päeva ja käidi siis, loeti ajalehte, käidi ka jalgrattaga Albus Järva Madisele endale raamatuid laenutamas, et neid lugejaid oli külas üsna palju ja väga palju laenutati kohalikust raamatukogust raamatuid, et seda on siis naabri perenaine Liivia oma mälestustes rääkinud. Ja
Tammsaare vend August, ta ei olnud arvatavasti ka väga suur selline kirjanduse sõber, võib-olla rohkem tema abikaasa Hilda, kes luges ja võib-olla jutustas siis ka oma mehele seda, mida suur kirjanikust vend oli kirjutanud, et ta väga raamatulugeja ei olnud. Nii, võib-olla ma tahtsin kokkuvõtteks veel seda lugeda, et mida Tammsaare ise on lugemise kohta selliselt hästi poeetiliselt nüüd öelnud, et ta on siis raamatu lugemise kohta öelnud nii, et ma armastan raamatuid sügisel, kui vihma pladiseb tinasest, pilvist lõpmata ja tuul ulub toanurgal, kui vihma pladistab tinasest ning korstnal suul, nagu nutaks keegi suure häälega kallimat, on raamatuid, mida lugedes isegi taevatähed pisarateni paistavad. Et mis ma siis lõpuks oskan öelda, et lugege. Nii. Aitäh Siirile